nii, aga tulge siis selle mõtterännakuga täielikult kogu tähelepanuga kaasa. Andres, ütle mulle üks suvaline punkt. X2, Y3. 2 ja 3. Vaatame, et no, olgu. Ingel, ütle veel üks suvaline punkt välja arvatud see. X5 ja Y miinus 4. X5 ja Y miinus 4. Fantastiline punkt. Niimoodi, mis ta siin on? 2 ja 3. 2 ja 3. 5 ja miinus 4. Nii, need on lihtsalt 2 suvalist punkti. Täiesti suvalised. Anja, olete nõus? Ma joonestan sirge läbi nende 2 punkti. Vaatame, kuidas see hetkel välja tuleb. Niimoodi. Kas senimaani on kõik arusaadav või? Äkki on? Nii. No ta on sirge, on ju. Sirgeid hakatakse joonestama põhikoolis. Ma ei teagi täpselt, mis klassis, aga minu küsimus on, et mis on selle sirge tõus? Robert. Sa ei pea mulle vastust ütlema, sa võid lihtsalt selgitada, et kuidas, mis asi tõus üldse on, mida sa tead tõusu kohta? No, et selle üles tõusma. Ei pruugi tõus võib ka langeda või nagu tõus võib näidata ka langust. See langeb praegu siis jah. Sul on õigus, hetkel tegemist on langeva sirgega. Mida sa selle tõusu kohta ütled? Et tõus langeb. Ei, ütle selle nüüd selle Voh! Kui sirge on langev, siis ütleb selle tõusu kohta seda, et ta on negatiivne. Hetkel ma siis võin kirjutada, et noh, tõusu tähistatakse K-tähega alati. Ma võin juba eeldada, et ta tuleb negatiivne. Aga kuidas ma saan siis nagu täpsemalt selle nagu arvu teada? Et noh, tõus on alati mingisugune konkreetne number, mõnikord on ilus number, mõnikord on kole number. Aga tal on alati väärtus. Mis sa arvad? Kuidas me tõusu numbri nagu kätte saame? See on nagu, hetkel see on nagu hästi, see on nagu hea. Ma tean, et ta on negatiivne, aga kuidas me täpsemalt jõuame tõusuni? Ühe siis sirge puhul, kus me teame, et 2 punkti eksisteerivad. Nii. Minu kallis gümnaasiumi lai matemaatikagrupp. Kuidas me jõuame tõusuni? Missuguse valemiga? Noh, jah, tore on öelda valemiga. Okei. Kui keegi leiaks mingisuguse toreda valemi, siis ma võib-olla hakkaksin seda natukene katsetama ka. Ma võin mälust proovida öelda. Mida? Mälust proovida öelda, mul ei ole väga meeles see asi, aga... Jah. Kas see, ma tean, et selle sees vist oli tõus see X ja see X1 või Y1. Võrdub siis see tõus ja siis sulgudes see X miinus X1. Sina hetkel räägid, sinu see valem oli siis Y miinus Y1 võrdub tõus X miinus X1. Selle valemiga me tõusu tüüpiliselt ei leia. Sellega me leiame sirge võrrandi. Sellega me leiame sirge võrrandi, siis kui meil on teada üks punkt, siis X1, Y1, mida see graafik läbib, ning ka tõus. Kui meil on teada üks punkt ja tõus,
siis me saame sirge võrrandi koostada selle nagu valemi abil. see on hea, et sa selle välja tõid hetkel. Sest et see tuleb meil hiljem tagasi. hetkel teda veel vaja ei ole. kas sa pead selle x2 x1-st lahutama y2 y1-st? ja sa räägid õigesti juttu, jah. kas, jah, mis see siis nagu on kokkuvõtlikult otsast lõpuni? praegu sa ütlesid mingid fragmendid. see äkki mingi tangens alfa ja siis Läheb keeruliseks. keeruliseks. On lihtsamaid variante. hetkel tangentsiga pole siin midagi teha. kas see on mitte y2 miinus y1 jagada x2 miinus x1? nüüd me räägime. kui meil on teada 2 punkti, mida mingi sirge läbib, hetkel siis see 1 ja 2 on ju. ma ei tea, ma ütlen, et see on näiteks punkt A ja punkt B. siis asi, mida Ingel ütles, y2 miinus y1 jagatud x2 miinus x ühega, on tõesti see valem, mille abil me saame 2 punkti abil teada tõusu. aga siin on natukene üks nagu, noh jah, üks asi on see, see on hästi tore, kui te teate mingit sellist valemit, see on ülikõva, aga nagu see ei anna teile aru saama, et mis asi tõus on. ja ma tahaks anda teile selle aru saama, et mis asi tõus on. kui tahta, mulle väga meeldib see tõusu asja, nagu nüüd kuulake, mulle väga meeldib tõusu asja nagu graafiku pealt vaadata. noh, või mitte vaadata, aga selgitada, et mis asi tõus on. ma ei soovita teil graafiku pealt vaadata, mis asi tõus on, aga graafiku pealt ma saan selgitada, mis asi tõus on. nimelt, oletame, et me oleme siin punktis, on ju, punktis A. nüüd, mis asi on tõus? tõus on see number, et kui ma liigun ühe x-i koha paremale, ehk siis hetkel 2-st 3-ni, siis küsimus on, mitu y-ühikut pean ma alla liikuma, et jõuda selle jooneni. see hetkel siin näitakski tõusu ära. ja see on kogu aeg nii sirgete puhul, see on nagu, ja see on täpselt nagu, jah, nagu hetkel siis, noh, puhtalt nagu silma järgi niimoodi täiesti umbluu, ma ütlen, et noh, see tõus on siin äkki mingi, noh, ma siis liikusin siit 3-st kuni mingi siiani umbes. ehk siis äkki ta on siis miinus 1,8. noh, umbes. ma jätan meelde, miinus 1,8. see on hetkel joonise pealt vaadates, ta ei pruugi olla täpne. aga joonise pealt see tõus tundub olevat miinus 1,8 ehk siis täpselt nagu see vahemik siin. et kui ma liigun ühe x-i paremale, siis kui palju ma pean liikuma alla, et jõuda jooneni. ja see on alati siis 1x paremale ja mitu alla. niimoodi. ma kustutan siit ära. ehk siis see on see ausalt öeldes, kuidas mina nagu tõusust mõtlen. siin on jah, on ka kustutada. niimoodi. nii, kas kõik on veel mõttega siin? kus sa tead? küsisid kõikide käest või? nii. ei, sorry, ma kiusan, palun vabandust. nii. igal juhul oota, mind häirib, et see ei ole ilus. nii, ning põhimõtteliselt see valem, Ingel, see, mis sa ütlesid, on ju, see samune asi. see tähendab, see mõte on seal taga, on samasugune, aga nüüd me mitte ei liigu ühe x-i paremale, vaid me liigume tegelikult sellest punktist A punktini B. mitu x-i see teeb? see teeb 3. 3 x-i. 3 x-i paremale. täpselt nii. mitu y-it me nüüd alla liigume? 7, täpselt nii. 3-st miinus 4-ni ehk siis 7. Täpselt nii. ja nüüd, kuidas ma saan nagu välja arvutada, et mitu y-it ma lähen siis ühe x-i kohta?
mis on see nagu see ristkorrutis seal hetkel. Et seda tõusu kätte saada, sest et ma mäletan, et tõusu jaoks ma pidin liikuma ainult 1 x paremale. Aga nüüd on 3 x. Kuidas ma saan siis selle vastava numbri? Et 3-le tähendab 7, mitu tähendab siis 1-le? Täpselt nii. 7 jagatud 3-ga. Palju see siis on? See on umbes siis 2, 1/3. 2, 1/3. Ning kusjuures see olekski siis see täpne tõus. Noh, hetkel siis ta oleks negatiivne, on ju. Et niimoodi saadakse seda nagu tõusu kätte ning tegelikult see valem ongi täpi pealt see sama paganama valem. Ma näitan teile kuidas. Oletame, et see B on see nii-öelda 2, ehk siis Y2 ja X2. Oletame, et see on 2 ja see on siin 1. Siis kuidas need andmed siin valemis välja näevad? Mis on Y2? Teil on õigus. -4. Mis on Y1? 3, täpselt nii. Mis on X2? 5. Teil on täielikult õigus. Mis on X1? 2. Nii. Kui palju on see -4, -3? -7. Ja kui palju on see 5 - 2? 3. -2, 1/3. Põmm. See mõte selle valemi taga ongi selline. Et me justkui nagu liigume 3 x paremale ja siis 7 y-it alla. Et me nagu justkui leiame, et mitu y-it alla me liigume siis 1 x-i kohta. See on kogu see point selle valemi taga ning see on absoluutselt siis hetkel põhikooli, nagu me oleme hetkel veel põhikoolis. Me pole veel gümnaasiumisse jõudnud. Aga see on hästi oluline, sest et see järgmine asi, mida ma siin rääkima hakkan, see on nii nagu, see on geniaalne. Ma ei saa aru, kuidas inimesed on võimelised selliseid asju üldse välja mõtlema. Aga kuidas hetkel tundub? Kuidas nagu on? Hetkel on hästi või? Tore või? Et kas te olete nüüd professionaalsed tõusuarvutajad? Tore. Hetkel siis minu silm natuke valetas. Juhin teie tähelepanu siia. Et silma järgi mulle tundus, et see tõus võiks olla umbes -1,8. Noh, see on see silma järgi vaatamine, vaata. Et ta annab meile umbkaudu teada. Tegelik see väärtus on tal umbes siis -2,3. Jah, -1,8, -2,3 tundub sama asi. Silma järgi. Aga jah, et hetkel siis see -2, 1/3 oleks täpne tõus. Mul on natuke kahju, et see tõus tuli nagu kole. Tavaliselt on lihtsalt lihtsam on asju selgitada, kui tuleb ilus vastus, näiteks ma ei tea, -5 või -2. Aga jah, tõus võib olla ka murd. Aga see pole sugugi oluline. Oluline on, et te saite aru, et kuidas ja miks see valem nagu töötab. Et see valem arvutabki välja selle 1 x-i kohta. Et see tehe, mida me siin tegime, me justkui nagu taandasime. Me jagasime selle 7 jagasime siis 3-ga läbi. Siia tekkiski siis -2, 1/3 ja alla jäi 1. See on see, et 1 x-i kohta. Ja 1 x-i kohta me liigume -2, 1/3 y-i hetkel siis alla. Et kui meil oleks, hetkel on meil langev sirge, kui ta oleks tõusev, siis see tõus oleks positiivne number. Nii, kas me oleme valmis liikuma edasi? Mis meil emotsioonid sees on, oleme me valmis nagu minema? Olete kindlad? Okei, siis natukene ma jätan siia alles, see on maagiline asi. Ma kustutan ära selle sirge, need 2 punkti, neid vist ei ole vaja. Nii, ja nüüd me läheme natukene, no tegelikult me natukene veel püsime põhikoolis. Või noh, ma ei tea, ei saa öelda, mis on põhikool ja mis on gümnaasium tegelikult. Need on omavahel nii seotud asjad. Nii.
nii. ma nüüd mõtlen, et kuidas edasi minna siit. no me oleme nüüd professionaalsed tõusuarvutajad, aga, siin on üks aga. me oskame tõusu arvutada ainult hetkel sirgelt. me oleme professionaalsed sirge tõusuarvutajad. nagu sirge puhul, tal on, see tõus on kogu aeg samasugune, onju. see tõus on kogu aeg sama number. kogu see sirge, mis mul siin oli, igal pool see tõus on -2/1/3 oli. et see tõus ei muutu sirgete puhul, aga missuguste graafikute puhul see tõus nagu muutub? täpselt nii. kui me räägime paraboolist, siis see tõusu asi ei ole üldse enam nii kerge, sest et see tõus ei ole enam konstantne number. keegi tunneb ennast piisavalt uhkena, et julgeks öelda mingisuguse ruutfunktsiooni. näiteks Rasmus. suvaline ruutfunktsioon. see asi läheb nüüd siin põnevaks. ma ei tea. tead küll? ei no ma mõtlen selles suhtes. jaa, tasub mõelda. X ruudus lahutada 3X lahutada 4. jääme X ruudus lahutada 3X-i juurde. ärme seda -4 hetkel võta. nii. okei. ma ei taha sellele graafiku joonestamisele siin liiga suurt ajatükki kulutada. X ruudus -4X. see oli su soov või? või kolm oli vist või? noh, teeme 3. oi. mitte 4. okei, ta sobib. ta on okei. nii, kus kohas see haripunkt meil on? -1,5 ja -2,25. okei. -1,5. meil on 1,5. siin on haripunktike. edasi läheb 2 ja -2. natuke võtan siin aega. tahan, et see joonis tuleks ilus ja kena. niimoodi. ja veel üks punkt, näiteks 4 ja 4. 4 ja 4. 4 ja 4 ning -1 ja 4. niimoodi, okei, vaatame, kui väriseva käega. see oli su soov, Rasmus, jah? F, X ruudus -3X. nii. kust siin nagu minna? kust oleks hea minna? edasi. mida see fx nagu, kui me näeme, mis on see erinevus? me oleme põhikoolis, te harjusite nägema, et y võrdub ja siis on mingi jari. aga mida fx võrdub tähendab, mis see erinevus on? mis on nende kahe asja erinevus? näiteks Kristin oskaks mulle, mida sa arvad, mis see erinevus on? see on raske küsimus, millele vastata, sest et neil väga ei ole erinevust tegelikult. aga neil on erinevus, see on ilmselgelt, et neil on erinevust. kirjapilt on totaalselt erinev, midagi on erinevat. kas Ingel, sul on mingisugune, mis on sinu jaoks nagu nendel kahel asjal erinev? no et see teine ju, et kui sa nagu paned selle x-i asemele mingi arvu, siis sa nagu
välja arvutada, et kas sellele kohale, mis see Y on. aga see esimene lihtsalt on nagu, sa saad niimoodi Y. ja Ingel tahab öelda seda, et see variant on palju informatiivsem, on informatiivsem, jah. ehk millele Ingel viitab? Gustav, kas sa vali mingi punkt selle graafiku peal, siit on võib parem vaadata sul. Mingi punkt, mida see graafik tundub, et silma järgi läbi. 4 ja 4. 4 ja 4, see on mu lemmikpunkt. Nii, mis on selles punktis x-i koordinaat? 4. 4. Kui me tahaksime teada y-i koordinaati, siis kohal 4, see x4. Kui ma tahan teada y-i koordinaati, kohal 4, siis ma panen siia x-i väärtuseks 4, see siin on x on ju, remember? Ehk siis ma ütlen, et ma arvutan nüüd y-i väärtuse kohal 4 ja nüüd siis asendan iga x-i asemele siia funktsiooni. Ma ütlesin, et x on 4 on ju, siis tuleb siia 4 ruudus. See on lihtsalt väike nagu meeldetuletus teile, väike siuke warm-up. Minus 3 korda 4. Nii, palju on 4 ruudus? 16. 16. Kui palju on 3 korda 4? 12. 12. Teil on totaalselt õigus. Mis see kokku teeb? 4. Ehk siis hetkel see on see y-i väärtus. Ehk siis me jõudsime järelduseni, et nii nagu ka joonis meile tõestab, siis selle funktsiooni väärtus kohal 4 on 4. Kogemata need on sama number. Et jah, siis kui x on 4, on ka y 4. Ning ma teen ühe veel. Näiteks kui x on, teeme näiteks 2. Kui x on 2, oi. Robert, mis sa pakud, kui x on 2, siis kui suur on y? 2. Õigemini siis. Miinus 2. Õigemini -2, täpselt nii on. Ehk siis kui me tahame leida, see on siis see punkt jah. Ehk siis funktsiooni väärtus kohal 2 võrdub -2. See on see põhjus, miks me üldse või nagu miks ilmselt matemaatikas on selline kirjutamise kuju. Et anda sellele parandajale teada, et nüüd ma leian selle funktsiooni väärtuse kohal 4 või nüüd ma leian selle funktsiooni väärtuse kohal 2. Ehk siis leian mingit punkti, kus see funktsioon nagu on. Nii, see oli hetkel ka oluline nagu meeldetuletus selleks, kuhu me nüüd edasi läheme. Sest et edasi, oh my god. Oh, kas te olete söönud? Sa ei ole või? Ma olen. Tahad snickersit? Okei, jah, ma rääkisin Andresega. Oi, kurat, seda ma ei tahta ära kasutada. Nii, igal juhul, nagu seda on täis kõhuga natuke parem kuulata. Igal juhul oota. Ma kirjutan selle valemi uuesti siia välja, et tõusu arvutada. Siis me lahutame 2 punkti y-i koordinaadid ja ka siis x-i koordinaadid. Vot. Nii, ja kuhu nüüd edasi minna? Oota, ma mõtlen natuke korraks jälle. Nüüd nagu ma tunnistan ausalt, nüüd läheb ilmselt natukene keerulisemaks. Sellepärast, et ma kaotan ära kõik arvud. Nüüd teie ette ilmub rohkem tähti, aga see on okei, sest et ma lasen teil ise need tähed valida. Oota. Nüüd, jah, unustage kõik arvud ära. Nüüd läheb asi kreisiks. Võtame siin ühe punkti. See on siis mingi suvaline punkt. Ärme mõtle, mis selle punkti koordinaadid on. Me teame, et see punkt asub selle graafiku peal. Rohkem me ei tea midagi.
me ei tea. me ei tea, mis selle punkti täpne väärtus on. tihti matemaatikas, kui me ei tea midagi, siis me nagu jonnime ja me ütleme, et teame küll. see tähendab siis seda, et hetkel ma ütlen, et selle punkti koordinaat on x. ma ei tea, mis selle x-i väärtus on. aga ma lihtsalt nagu oletan või panen talle mingisuguse, olgu selle punkti koordinaat x. ehk siis see on see kaugus x telje peal siin on ju. nii, ma vaatan, et kas ma saan värvidega hakata nüüd natukene, tähendab enne, ei, jätkame sinisega. nii, igal juhul. kallis Gustav. oletame, et meil on selline graafik. oletame, et selle graafiku funktsioon on fx. me ei tea, mis see funktsioon nagu, me ei tea, et ta on x ruudus miinus 3x. unustame selle ära, me ei tea seda. me teame, et ta on lihtsalt, see on meie funktsioon. kuidas leida selle punkti koordinaate? me teame, et see on funktsioon, me teame, et see kaugus siin on x. rohkem ei tea. me teame, et see punkt asub siin graafiku peal ka. kuidas leida x-i ja y-i koordinaat, kuidas seda nagu arvutada ilma arvudeta? mis on tema x-i koordinaat? ma ei taha seda välja. see on vastik ülesanne, sest et meil ei ole arve. aga mis on tema x-i koordinaat, kui see kaugus siin on x? siit nullist kuni siiani, see kaugus on tähistatud x-iga. mis on selle punkti x-i koordinaat sellisel juhul? kas see lihtsalt x? kes ütles? Robert räägib õiget juttu. see on lihtsalt x, sest et see kaugus siin on x on ju. ma toon ühe suvalise näite siia juurde nendele, kes hästi hetkel aru ei saanud. kui me võtame, läheme nüüd korraks jälle numbrite maailma. meil on siis seesama graafik, see x ruudus miinus 3x. kui ma olen siin punktis, mis on selle punkti y koordinaat, või sorry, x koordinaat? see, mis noh, see on siis see punkt. tema koordinaat on 4 on ju. X koordinaat. 4. jah, kuidas sa seda hetkel vaatasid? sealt maha. nagu mis mõttes? ma vaatasin üle, sealt nõrest. jah, vaatasid, et see punkt asub siin on ju. siis tulid X teljeni. järgi, et ta on 4 on ju. ehk siis hetkel see kaugus siit kuni siiani, see on selle punkti X-i koordinaat, kui me vaatame seda nagu kaugusena. ja siin on täpselt sama lugu. kui me vaatame selle sinise punkti koordinaate, siis nagu see kaugus X telje peal, see ongi tema X-i koordinaat. aga nüüd läheme, kas siin jäi hetkel nagu veidraid segadusi, veidraid emotsioone, mida tahaks välja öelda kellelgi? Gustav, kuidas tunned ennast, sa oled pettunud natukene? okei. see läheb veel kreisimaks. oled valmis? meil on teada selle punkti X koordinaat. kuidas me arvutame selle punkti Y koordinaadi? unustame jälle arvud ära kõik. kas paned sinna f-x asemele? see funktsioon, see graafik on fx. ehk siis ma panen selle X koordinaadi, selle sama X-i, mis ma siia kirja panen siia X-i asemele. ehk siis tema Y tuleb fx. see on see, mis me enne arvutasime, asendasime X-i asemele igast numbreid, on ju. see on seesama asi, see on seesama, ma ei tea, mis me tegime enne, mingi F2 või mis me tegime. see oligi see Y koordinaat. see ongi see väga Y koordinaat, nii. ja meil on selle punkti koordinaadid olemas. põmm ja põmm.
ma tean, mis tundeid see võib nagu tekitada, sest need on fucking tähed, need ei ole mingid koordinaadid, aga ei, need on koordinaadid. see on see, kuidas me arvutame punkti koordinaati või noh, õigemini vaatame joonise pealt hetkel, kui me teame midagi. Me teame hetkel, et see kaugus siin on siis x. nii, selle sirge puhul enne meil oli 2 punkti, on ju. seega me peame 1 punkti veel võtma. ma võtan selle teise punkti näiteks siia. mitte liiga kaugele, mitte liiga lähedale. ning ma lähen siis x teljeni otse. see on selle siis x telje koordinaat nii-öelda, siit vaadatuna. ning nüüd sul, Gustav, on hästi palju võimu. ma annan sulle võimaluse. sa saad valida tähe. kas sulle meeldivad rohkem kreeka tähed või normaalsed tähed? okei, niimoodi. mis on selle punase ala nagu pikkus? F. okei. ma mõtlesin, et F hakkab liiga palju äkki meenutama funktsiooni, okei. see on siis lihtsalt kaugus hetkel. see on kaugus F. see on lihtsalt kaugus. nii, nüüd on mul täpselt sama küsimus. mis on selle punkti? selle paganama punkti? X koordinaat ja Y koordinaat. see on siis XF või? no siis sai lihtsalt F olla ju sellel. jaa, sul on jumala õigus, pane sinna üks asi vahele XF-ile. X liiter F või? X liiter ka F, jaa, täpselt nii, nii. ehk siis see sinine osa pluss punane, ma toon sinise. nii. nii, ei, oodake, jääge siia veel, ärge mingi kord. nii. X pluss, ma ei tea, kas on näha üldse. loodan, et on. X pluss F. nii. see on siis X koordinaat. nii. kuidas me arvutame Y koordinaadi? samamoodi vist F ja siis X pluss F. täpselt nii, seesama funktsioon ning nüüd me asendame selle X-i jälle, asendame selle X-i koordinaadiga ehk siis X pluss F-iga. ma tean, see tundub nagu täiesti jabur, on ju. aga see nagu tegelikult see on geniaal või noh, me jõuame veel selleni, miks ta geniaalne on, aga jah. ehk siis funktsioon X pluss F. okei, oota, siia oleks ühte sulgu peal vaja. siin peaks olema juba kandilised sulud, aga nii, okei, järgmine etapp on läbitud. kas mul on valmis? oot, ma natuke joon enne. sest et nüüd me läheme tagasi sinna, kus me enne olime. nüüd jaa. me läheme tagasi sinna, aga nüüd me teeme seda natuke koledamalt, sest et meil on väga palju koledamad koordinaadid. tuletan meelde, kohe alguses me hakkasime arvutama seda tõusu, on ju, sirgel, selle valemi abil. nüüd me teeme täpselt sama asja. me tahaks arvutada tõusu siis sellel graafikul, mis on nende 2 punkti vahel. Parabooli kohta see ütleb meile vähe, sest et paraboolil on see tõus siin kaare peal on juba muutuv. kui me hetkel 2 punkti vahel samamoodi nagu selle sirgega selle tõusu arvutame, siis me saame selle keskmise tõusu, mis on siin vahepeal. ehk see ei anna meile veel seda imelist, see ei anna seda tõusu mingis kindlas punktis, aga see annab meile keskmise tõusu hetkel. aga see on väheoluline. kuidas see tõusu arvutamine hetkel käiks 2 punkti abil? kuidas see nagu, kes see maestro siin mulle on, kes hakkab ütlema hetkel, mis asi on Y2, mis asi on Y1 ja nii edasi. et kuidas seda nagu teha? meil on 2 punkti, koordinaadid on teada. sama asi, mida me enne tegime. kuidas ma topige andmed siia valemisse, mis see Y2 on? võtame siis, et see punane punkt on siis 2-ga näiteks. kas on siis funktsioon X liiter F lahutada funktsioon X?
sul on õigus. kuidas seda nüüd? jaa, see on siis seesama valem. alguses on juba punane. niimoodi, see on siis see funktsioon. X pluss F ja vahe tuleb X. See on siis selle punase punkti Y koordinaat on ju, tema siin. see on see Y2. ja siis, mis on siis Y1? ehk siis sinise punkti Y koordinaat. siin vahel on miinustehe, miinus Fx. olge kaasas, ärge veel. nii. mis on X2? X liiter. see on õigus. X pluss F pluss F. ja mis on X1? X, täpselt nii. valemis on siin vahel miinusmärk. miinus X. nii. et teeme korraks sellise seisaku, teeme sellise nagu küsimuste või sellise nagu arutelu vooru, et kaotame kõik segadused, mis või äkki sellised nagu küsimused või ma ei tea. sest mul on siuke tunne, et te räägite liiga vähe. kuidas hetkel tundub, Ingel, missugused emotsioonid sinu sees voolavad? no praegu saab aru kiiresti. okei, millest sa siis aru saad? millest sa siis aru saad? nagu kust, mis tuli jah. okei, et kust tuli mis ja nii edasi. ja sellest on nagu valemis tuli. jaa. ainult selle punase piirkonna X või see esimene koordinaat on X pluss F. ehk siis sisuliselt nagu see kaugus siit nullpunktist kuni siiani on selle punase punkti koordinaat. hetkel siis me määrasime, et see on siis see kaugus ehk X pluss see kaugus ehk F. see noh jah, ta on veidralt nagu kompleksselt hetkel, ma tean, see tundub nagu too much on ju. aga ta on hetkel nagu, me jõuame väga lahedasse kohta. nii, aga oota, mida see arvutus meile, mida me nagu arvutasimegi? mis asi on see asi siin hetkel? kõik see punane asi, kust see tuli? ma tahan, et keegi nagu ütleks selle enda sõnadega, et ma ise ei jääks vatrama mingit asja. Rasmus, nagu mis sul, kus sa hetkel nende mõttega oled, et mida see siin üldse tähendab, mis asi ta on? saame sellega tõusu leida. jah, me saame leida siis, hetkel me tegime samat asja nagu sirgega on ju, et seesama sirge valem, kuidas tõusu leida. tema punkti koordinaadid miinus tema, tegime hetkel niimoodi. ehk siis hetkel me saame selle asja abil siin, see, mis meil, see toode, mis meil siin on. ma ei taha seda joonist veel küljumaks teha, aga selle tootega, mis meil seal on, me saame sellise sirge tõusu. me saame lihtsalt selle sirge tõusu, mis läbib kahte punkti, täpselt samamoodi nagu ka enne. me ei ole veel mitte midagi teistsugust nagu teinud, me ei ole mingeid lisaideid siia juurde pannud, see on täpselt seesama tõus. see on siis see keskmine tõus nende kahe punkti vahel. nii, aga tuleme tagasi korraks selle parabooli teema juurde. ehk siis parabool. mis teeb parabooli ja kuidas on parabool ja tõus, mida ma olen hetkel parabooli ja tõusu nagu vahel nagu rääkinud, et kuidas need kaks asja vahel nagu. mis on erinevus parabooli tõusul ja sirge tõusul? sirge tõus on
kogu aeg sama paraboolina ei ole. Täpselt nii. Oota, ma tean, et teile eriti see oranž ei meeldi, aga mul ei ole praegu muud varianti. Hetkel, kui me seda parabooli vaatame, ju. Võtame näiteks selle punkti siin, selle paraboolil. Gustav, kas tõus siin on negatiivne või positiivne? Negatiivne. Negatiivne, kus läheb? See on vasakult paremale alla. Kui me liigume vasakult paremale, siis tuleb alla, on ju. That's it. Sellele siis kontrastiks, mis on tõus siin. Mis on tõus siin? Mis märgiga tähendab? Positiivne. Positiivne, sest ta on tõusev. Nii. Aga näiteks täpselt siin all tipus. Siin kõige all. Mis siis tõuseb? 0. Täpselt nii. Nii on. Nii on. Ning nüüd ma esitan teile küsimuse, millele te kindlasti iga õhtu mõtlete. Kuidas ma saaksin arvutada parabooli tõusu ühes konkreetses punktis? Sellepärast, et hetkel, mida me siia oleme pannud, me saame keskmise tõusu selle 2 punkti vahel. Aga mis peaks juhtuma, et ma saaksin tõusu näiteks täpselt selles sinises punktis? Mis peab nagu juhtuma nende andmetega, mis meil on? See on nüüd see geniaalne osa. See on see absoluutselt geniaalne idee. Ma ei tea, kes selle peale tuli, aga see on absoluutselt fantastiline. Natukene enne, kui me selle geniaalse idee juurde lähme. Mis siin, teeme väikse kõrvale põike. Mis siin nimetajas juhtub? X kogu. Jaa, X miinus X. Kaovad ära. See asi muutub meil natukene ilusamaks. Ma kirjutan ta natukene lühemal kujul lihtsalt välja. Niimoodi. F X pluss F miinus F jagatud F-iga. See on jätkuvalt siis see keskmise tõusu arvutamise valem. Aga küsimus püsib sama. Kuidas me saaksime tõusu näiteks täpselt selles sinises punktis? Või siis nagu, või siis umbes siin. Hetkel me saame tõusu, mis on 2 punkti vahel, selle punkti ja selle punkti vahel. Aga tahaks nagu parabooli jaoks nagu täpselt siin. Et see tõus hetkel sirgena väljenduks umbes sellisel kujul. Et ta siis nagu puudutab seda parabooli. Kas kellelgi on nagu mingisugune selline, kui te vaatate, et kuidas nende kaugustega, mida ma peaksin nagu tegema või missugused mõtted sul hingel üldse peas on, võib-olla ei olegi mõtteid? No, see on selline küsimus, mida peale ma kodus mõtlen ka aeg. Jah, ma tean. Seega kindlasti sa oled midagi välja mõelnud, on ju? Ei, ma ei ole vastus. Okei. Nagu ma üritan natuke vihjata teid õigesse kohta, sest et see on nagu seda ise välja mõelda. Nagu jah, see on võimalik, aga see ma annan vihjena. Me saaksime natukene parema keskmise tõusu, kui ma võtaksin selle punase punkti selle graafiku peal natukene rohkem sinisele lähemale. Kui ma võtaksin näiteks seda siia, kui ma oleksin võtnud natuke lähemale, siis ma saaksin natukene täpsema tõusu selles punktis. Et siin see tõus on nagu liiga kaugel, ta tuleb liiga keskmine nagu. Aga kui ma võtan veits lähemale sellele sinisele, siis ta tuleb juba natukene täpsem, hetkel ikka veel mitte päris täpne, aga natukene täpsem. Nii. Kas see oli mingist sorti vihje? Mis peab juhtuma, et see, kui me tahame tõusu arvutada täpselt selles sinises punktis? Kas see F peaks siis olema samas kohas kus X? Mulle meeldib su mõte. Et nagu see F on siis, kui selles suhtes 0.
sa ei oleks saanud seda paremini öelda. korda palun seda mõtet, sest et see on täiesti fantastiline mõte. et F on samal punktil, mis X, ehk siis F on kui nullina. aga jah, ehk siis, et kui me võtame, et F-i kaugus on 0, siis nad on ju sisuliselt teineteise peal, on ju. ehk siis me kaotame ära selle distantsi nende kahe punkti vahel X telje mõttes. mis tähendab seda, et meil ei ole enam keskmine see tõus, meil on ta nüüd suhteliselt nagu punktuaalne selles samas kohas. ehk siis ma panen siia kirja selle, mida sa just ütlesid. Seda kutsutakse limitatsiooniks. ehk siis limiit, kui F läheneb 0-le. ning nüüd, kallis rahvas, see on tuletis. nagu see ongi tuletis. ma tean, et tuletis teie jaoks oli varasemalt ilmselt mingi hunnik valemeid. aga see asi, see ongi tegelikult tuletis. me saame hiljem nagu testida, et kas ta nagu päriselt töötab ka nagu tuletis, aga ta töötab ning tähendab, me nüüd hakkamegi seda nagu testima. et see on siis valem, millega me arvutame tõusu mingisuguses kindlas punktis, näiteks parabooli puhul. et ühesõnaga see Kristi, mis emotsioonid sul seisab? huvitav. ahah, okei, te ei ole üldse amazed. kuidas? me võime teha näo, et me oleme. ma saan aru, et nagu see on fucking amazing, mis siin praegu on, see on nagu, tähendab, võib-olla see haakub natuke paremini, kui me tõestame mingi asja siin ära. nimelt, mis see funktsioon oligi, selle graafiku siis see funktsioon? mis ta oligi, Rasmus? X miinus 3. jah, läheme nüüd tagasi numbrite maailma. X ruudus miinus 3X on ju. niimoodi. Robert, kus kohas sa sooviksid leida, tähendab, ärme veel kindla koha juurde lähe. nüüd, kui me tahame päriselt leida mingis kindlas punktis mingit tõusu, siis me kasutame seda absoluutselt fantastilist maagilist ideed. nimelt, ma toon ta siia. meie funktsioon, see f kohal x on siis x ruudus miinus 3x-i. ning paneme nüüd kõik need andmed siia valemisse. ma alguses panen ainult selle murru asja. ehk siis mis selle punasega saab, kui meil on funktsioon selline. ma teen selle esimese sammu, teen teile ette ära, sest see on natukene kahtlane hetkel. ehk siis hetkel see funktsioon on meil selline, et ma väidan, et x on siis x pluss f, mis tähendab seda, et iga x-i asemele siin ma asendan selle x pluss f-i, sest ma väidan, et see x on x pluss f. see ongi seesama. ehk siis hetkel siia x-i asemele ma kirjutan x pluss f, ehk siis x pluss f ruudus ja miinus 3 korda x pluss f. nii. ja mis siit siis edasi läheb? Robert, nüüd on sinu kord. miinus fx, mis siit edasi tuleb? Miinus x ruudus pluss 3x. täpselt nii. hea, et sa selle miinusmärgi ka muutsid. Plussiks. nii on. ja mis siia alla tuleb?
F, täpselt nii. Ning mida me pidime selle F-iga tegema, et saada tõusu mingis kindlas punktis? nulliks muutma. Täpselt nii. Aga mis siin hetkel juhtuks, kui me F-i asemele kirjutaks 0? Mis siin nagu juhtuks? Kõik muutuks nulliks. Sa ei saa jagada nulliga. Vot just see. Hetkel me ei saa F-i nulliks muuta siis selle F-i tõttu, sest et nulliga ei saa jagada. Mis tähendab seda, et õnneks me oleme väga head matemaatilises hookus-pookuses. Muudame seda kuju natukene. Avame kõik sulud ja vaatame, kas me saame kuidagi selle F-i siin nagu ära kaotada, et me ei peaks nulliga jagama, sest et nulliga jagamine kahjuks või õnneks on võimatu hetkeses maailmas. Kui ma avan siin sulud, siis Andreas, mis siin sulgude tagajärjele avamisel nagu tuleb? X ruut pluss 2x f, see f ruut. Jah, ütle kohe edasi ka. Pluss 3x pluss 3f, miinus x ruut pluss 3x. Ja siis ta on jagatud jätkuvalt meil F-iga. Niimoodi, mida me siin saaksime lugejas teha? Hetkel. 3x-id saab kaotada. Jaa, hetkel Rasmus näitab, et siin on miinus 3x-i ja siin on pluss 3x-i. Need kaovad ära, see on hästi tore. Mida veel? X-ruudu saab ka. X-ruudud saab ära kaotada, siin on miinus X-ruudus, siin on pluss X-ruudus, põmm ja põmm. Nii, kas midagi saab veel teha? Vastus on, et ei saa. Praegu sellisel kujul. Ma kirjutan ta uuesti välja. Siin tuleb siis F ruudus pluss 2xf miinus 3f jagatud f-iga. Nii, kas me saaksime kuidagi sellest f-ist seal alla? Korrutada. Tood F-ist tuuled ette, siis saad F-i maha taandada ja siis on tuletise nende kujus. F pluss 2x miinus 3. Tõin f-i sulgud ette, põmm. Niimoodi. Ja nüüd siis nende f-idega, mis juhtub? Taandad maha, täpselt nii. Ma kirjutan ta veel siis ilusamal kujul. F pluss 2x miinus 3. Nii, kas ma nüüd võin f-i asendada nulliga või? Nüüd võib, sest nulliga jagamist enam ei ole. Ehk siis toome mängu piirväärtuse, kus ma väidan, et f läheneb nullile, mis siis tähendab hetkel seda, et see siin on, noh, f on siis 0, ehk siis 0 pluss 2x miinus 3 ja see võrdub 2x miinus 3. Kas me märkame midagi nagu, Gustav, sa vist midagi enne ütlesid, just. Tuletis. Tema siin ja tema siin on väga ühendatud omavahel, sellepärast et Robert, kas sa viitsiksid leida temast siin tuletise? Sest me teame neid häid tuletamise valemeid, mida meile koolis hästi toredasti õpetatakse. Ei oska. Aasta ette ja... Ei tea. Ma ei tea. Rasmus, aita siis. Mis see küsimus oli? Tuletis palun sellest funktsioonist. 2x lahutada 3. 2x lahutada 3. Rasmus, kas sa märkad mingit sarnasust selle ja selle vahel? Nii on. Olgu see siis nagu tõestus, et see päriselt tähendabki tuletist. Õigemini, see on kogu tuletise alus. Sellest ideest olete kõik need tuletise valemid endale saanud. Et need tuletise valemid, mis teil kõik on olemas, need ei ole lihtsalt valemid, need on saanud kuskilt alguse juures. See idee tuletise taga on selline, et kogu see suur geniaalne idee ongi, et me vähendame seda f-i nullini. That's it. See on tuletis. Ütleme, et f on 0. See on tuletis. Olete nõus või?
ning ma ei tea, kui palju teil seda eksamil vaja on. aga ma mõtlesin, et no kurat, ma ei saa ju rääkimata, et eriti kuna täna, sel aastal on kahtlane eksam, sest teil on need tuletuse valemid, ma ei tea, mida nad võivad eksamile panna või noh, ma ei tea, ma ei kujuta ette, täna on siuke veider aasta. mõtlesin, et äkki ma siis räägin tuletusest, kui teile tuletuse valemid on ette antud, aga kuidas te, mis tunded su sees on hingel, nüüd sa tead, kust kohast tuletis on alguse saanud? väga lahe. väga veenev. okei. no nii, hakkame nüüd päris matemaatikaga tegelema. tuletis on räägitud. et siis, mis me täna teeme? või jätkame tuletuse teema? ei, jätkame muidugi. tähendab, me pole veel ju mingit tõusu leidnud. Robert, mis punktist tõusu tahad? teeme 4. kohal 4, jah? ehk siis sa tahad peale selle parabooli tõusu selles punktis siin. mis selle punkti x koordinaat on? 4. järelikult see tõus selles punktis siin on, kui ma siia x-i asemele panen 4. ehk siis 2 korda 4 miinus 3 on kui palju? 8 miinus 3 on 5. ehk siis täpselt siin punktis see tõus on 5. noh, jah, ega silma järgi ju ei oska nagu öelda, kas see 5 on täpne või ei ole. selles suhtes, et ma ainult, mida ma joonise pealt tean, et see tõus on siin positiivne. ega ma ei tea, kas ta on 6, 7 või 8. no nüüd me teame, et ta on 5, aga nojah, ega sellist suurt kindlustunnet ei tekita, et see on õige. ainult see, et ta on positiivne, tekitab hetkel kindlustunde. aga mis tekitab suure kindlustunde? Andreas, kuidas ma arvutaksin tõusu täpselt siin kõige all punktis? kõige see tipp nii-öelda. paned selle funktsiooni ise. jah, mille ma x-i asemel panen? see on hetkel ka seal nagu näha. siin punktis x-i koordinaat on 1,5. ehk siis, kui ma tahan siin punktis tõusu leida, siis 2 korda 1,5 miinus 3 on siis, kui palju on 2 korda 1,5? 3 miinus 3 on võrdne 0-ga. ja nii on, nagu siin punktis mul on juba suht kindel, et see tõus on 0 ja arvutused tulevad ka välja. ma teen ühe punkti lihtsalt siin ka, et noh, et veenduda. näiteks võtame tõusu selles punktis, kui, mis on selle punkti x-i koordinaat, kui ma lähen siit niimoodi, Moona oskad vastata? mis see siis? et mis on selle punkti x koordinaat? üks on ju? jah. täpselt nii, ehk siis kuidas ma selle tõusu siin punktis leian? 2 korda 1 jah, mis sa pakud, kas see tõus peab tulema siin positiivne või negatiivne? jaa, vaatame, kas tuleb. hetkel siis 2 korda 1 miinus 3 on kui palju? -1, täpselt nii. ja tuligi negatiivne. ja hetkel see tõus siin on ka pigem nagu lauge. ehk siis see väike negatiivne tõus on täiesti aktsepteeritav vastus selle tõusu jaoks. ja nüüd meil on nüüd tööriist, millega me saame absoluutselt igas punktis, vahet ei ole, mis x-i väärtuse juures, me saame tõusu kohe kätte. see on asi, mis on parabooli puhul täiesti enneolematu. See on probleem, mis on lahendatud. nüüd me saame parabooli juures täpselt selles õiges punktis seda tõusu leida. ning seda te tegelikult tunnete ka valemi all. Teie tunnete seda nagu f kohal, ma ei tea, x0 tuletis võrdub h. see ongi see. täpselt seesama asi, aga koolides seda nagu tausta eriti ei selgitata. et noh, ma loodan, et see taust lõi teile nagu mingisuguse sellise parema arusaama, et mis asi see tuletis on, et kust ta tuleb, mis on ta point. kui te veel sellest pointist aru ei saanud, siis tuletise point on see, et me saame mingist kindlast punktist tõusu välja arvutada. et see tõus ei ole meil enam keskmine, nagu siin 2 punkti abil, vaid ta on siis
konkreetselt ühes punktis, ta on punktuaalne, kui nii võib öelda. Ma ei tea, kas võib. Aga nii, nüüd me oleme ülitargad. Mis me nüüd teeme selle tarkusega kõik? Kas me üldse suudame elada edasi selle tarkusega? Ma usun, et siin ühesõnaga, kas me läheme nüüd edasi? Läheme, väga hea. Nii.